Me eelmise nädala saates rääkisime Nublu suitsu ja vingu andurist pikemalt. Teemaks oli siis see, kuidas see andur töötab ja saime teile näidata ära ka selle koha, kuhu siis signaal andurist välja jõuab, kui teil kodus on midagi juhtunud. Täna võtame Nublu suitsu ja vingu andurit taas teemaks ning seekord vaatame, kuidas teda paigaldada. Alati tuleb võtta lahti seadme kasutusjuhend ja Nublu suitsu ja vinguanduri kasutusjuhend ütleb, et pane see lakke. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik, võib selle panna ka seinale, aga nii, et ta on kõrgemal ustest ja akendest. Aga miks lakke? Nii suits kui ka vingugaas tegelikult sooja õhuga, kui sa paned ahjusiibri kinni, siis sooja õhuga liiguvad need tegelikult lae alla ja lae alt tuvastab Nublu nii suitsu kui ka vingugaasi kõige efektiivsemalt. Ja me olemegi ahjuküttega kodus, kus me selle siis lakke paigaldame. Kõik need täpsed targad andurid, nendel on teatud tööaeg ehk parim enne. Kas Nublul ka? Ja Nublul on ka, et ta on, esimene asi on see, et tal on sees patarei, seisab ühel hetkel otsa, aga inimene ei pea jällegi selle pärast väga muretsema. Kui patarei hakkab tühjaks saama, GNLS-ile tuleb selle kohta teade, võetakse kliendiga ühendust ja küsitakse, et millisesse pakiautomaati me uue patarei saadame. See on teenuse hinna sees, selle eest ei pea eraldi maksma. Ja teine asi on see, et Nublul on tal on oma kasutusiga nagu kõikidel nii vinguanduritel kui suitsuanduritel. Nublu maksimaalseks vanuseks võib olla 7 aastat. Kui see aeg saab täis, siis jällegi saadame kliendile automaatselt uue anduri sellesse pakiautomaati, kus ta seda kätte soovib saada. Miks me vinguandurist nii palju räägime praegu? Räägime sellest esiteks sellepärast, et see päriselt päästab elusid ja teavitab nähtamatust ohust, mida me ei tunne, ei näe, ei kuule. Andur on ainukene asi, mis sellest teavitab. Aga lisaks sellel aastal muutus ka tuleohutusseadus ja 1. märtsist on igas kodus, kus on kõikvõimalikud seadmed, mis võivad vingugaasi tekitada, gaasipoilerid, ahjud, kaminad, pliidid. Kui kodus on selline asi olemas, siis seal on vinguandur kohustuslik. Nubluga täidab selle kohustuse ära, ta tuvastab nii suitsu kui vingu, et ei ole vaja 2 andurit, on 1 andur. Ja üks oluline asi on veel siin tuleohutuse seaduse muudatuse juures veel, et vinguandur ei ole kohustuslik ainult nendes kohtades, kus inimesed aastaringselt elavad, vaid nad on kohustuslikud ka kõrvalhoonetes, näiteks saunamajas, suvilamajas, kus aastaringselt sees ei olda, aga kus ikkagi viibides köetakse ahju, tehakse saunakirise alla tuli, ehk siis kus on olemas võimalikud vingugaasi allikad. Ja lõpetuseks 2 väga olulist asja ka minu poolt. Esiteks see, et kui andur annab häiret, siis see ei ole naljaasi, sellesse tuleb tõsiselt suhtuda. Ja teine asi, kui teil on kodus küttekeha, ahjud, pliidid, kaminad, kõik sellised küttekehad, mille kütmise või mille töötamise tagajärjel võib tekkida koju vingugaasi, siis kui teil veel ei ole vingugaasi andurit, kui teil ei ole veel Nublut laes, siis teadke, te olete juba 2 kuud seadusest mööda hiilinud. See ei ole naljaasi.